Tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame, kuidas panna robotit pöörama. Olen lahti võtnud siis selle projekti, mis me eelmises tunnis ära salvestasime ja teeme siia uue programmi, et siia sisse pööramist teha. Klikime selleks seda plussmärgiga nuppu siin ja valime New Program. Ja avanebki meile uus programm, saame siin vajadusel nende vahel ringi käia. Võtame selle sama mootoriploki, mida me eelmises videos kasutasime ja vaatame korra uuesti. Siin on lisaks eelmistele asjadele olemas ka nool, mis näitabki tegelikult liikumise suunda. Me saame muuta, kui palju robot kummalegi poole pöörab. Kui me näiteks tõmbame selle 50 peale, siis robot pöörab ainult ühe rattaga. Kui me aga tõmbame ta 100 peale, siis üks ratas liigub tal kogunisti tagurpidi. Ja 0 muidugi tähendab, et robot liigub otse. Saame mõlemal poole teda niimoodi muuta. Proovimegi siis järgi. Paneme siia näiteks 50, siis võtame uue ploki ja paneme siia näiteks -100, ehk siis ta pöörab vasakule. Ja võtame siis kolmanda ploki, kuhu paneme siis 25, ehk siis ta teeb laugema kurvi. Muudan ka robotil kõik kiirused aeglasemaks 25 peale, et oleks lihtsam näha, mis toimub. Ja muudan kõik pöörded ka 2 peale. Laeme siis programmi sisse ja vaatame. Olen valmistanud siia programmi, mis paneb roboti sõitma ruudus ning näeme, et see on päris pikk, võib-olla ehk liigagi pikk. Aga seda on päris lihtne mahutada 2 reale. Näiteks, kui ma valin siit keskpunkti ja klikin selle nupu peale siin, siis siia tekib selline vahe ning kui ma nüüd hoian hiirt all ja valin kõik need 4 plokki, ma saan tõmmata nad, paigutada nad siia alla ning et see juhe ära paraneks, pean lihtsalt korra võtma siit kinni, selle lahti ühendama ja siis tagasi ühendama. Ja niimoodi on võimalik lihtsama loetavuse jaoks mahutada programmi mitmele reale. Robot sõitis ilusasti ruudus küll, aga meil ei ole sugugi nii mugav sama asja 4 korda kirjutada. Robot sõitis edasi paremale ja nii 4 korda. Aga õnneks on olemas üks lihtne plokk, mis võimaldab meil asju korrata. Me saame ta oranžist sektsioonist ja ta on siin keskel. Tema nimi on loop ehk kordus. Tõmbame ta siia välja ja paneme ta täitsa ette. Näeme, et kui me võtame siit 2 plokki, paneme siia sisse, kõik muu võin ma juba ära kustutada, siis robot hakkabki seda asja siin kordama. Praegu jääkski ta meil ruute joonistama, aga me tahame, et ta ainult ühe korra ruutu joonistaks. Selleks me saame selle korduse panna režiimi, kus ta kordab asju teatud arv kordi, mitte lõpmatult. Vajutan siia peale ja liigun täitsa alla. Siin on valik count ehk loenda. Vajutan talle peale ja ilmub siia väli, kuhu ma saan numbri sisse kirjutada. Kirjutangi siia sisse 4. Ja see programm nüüd kordabki seda edasi ja paremale sõitmist 4 korda, nagu meil vaja ongi. Nägimegi, et robot tegi täpselt sama asja, aga meil oli hoopis lihtsam seda programmeerida. Nüüd saad lahendada roboti ülesande